Ja nüüd olemegi tulnud siis külla ja kodu, kus me oleme selle märksõnaks, mina ütleksin küll vanalinna katused, nii tore vaade on siit kodust. Maritsa, sinu käsi on ka mängus olnud selle kodu kujundamisel. Mis siin oli kõigepealt algul? Kõige algul oli kõige tüüpilisem vanalinna pööning, must ja lubjane nagu ikka. Aga ühel hetkel, kui see kord oli tehtud ja siin juba elu käis, siis oli see tegelikult hoopis teistmoodi väljanägemisega. Ehk siis selline klassikalise puitmööbliga. Aga kuna peremees oli noor ja ühel hetkel väsis sellest klassikalisest mööblist ära, siis tegi täieliku kannapöörde ja otsustas kõik vana välja visata ja selle kena katuse kambri siis täiesti modernseks sisustada. Ja nüüd ongi see tulemus siin, mida te näete. Ta on küll pinnalt väike, aga hästi nutikalt lahendatud ja siin on peremehe käsi ikka väga palju mängus olnud, kus ta on väga täpselt läbi mõelnud kõik asjad, kõik detailid ja kui te nüüd ringi vaatate, siis mitte millestki puudus ei ole. Kõik, mis mugavaks elamiseks vaja, on olemas. Tegelikult haaran kohe sõnast kinni, sellepärast, et me just astusime sisse, kui mitte millestki puudus ei ole, siis ma ei näinud ühtegi nagi esikus. No nagid ja garderoobi asjad on kõik peidetud kenasti klaasuste taha. Ja kui te juba uksest sisenete, siis esimene asi kohe, mis pilku püüab, on glamuurne, sätendav, efektne esikuseinas olev tapeet. Ja see esik lõpeb väikse kööginurgaga, mis on ka samal ajal söögituba. Ja kui te nüüd lähemalt vaate, siis on nutikalt seina sisse peidetud kõik külmkapid, kõik taldrikute soojenduse sahtlid ja kõik võimalik niisugune tehnika, mida pealt näha algul ei märkagi. See kõik on eritellimuse järgi tehtud ja nende uksed on kõik valgete klaasidega kaetud. Näeb väga elegantne välja. Sisenedes on küll ruumi pinda nagu vähe, aga jääb siuke suur ja avar mulje ja kõik kapid on näiteks hästi nutikalt juba trepi mademete alla ära peidetud. Kõik vajalik on siin olemas, kõike saab kenasti kasutada, aga samal ajal, kuna nad on valge kõrgläige ja seinad on ka valged, siis nad esialgu nagu ei paista silmagi. Ja ruumist jääb selline avar ja mõnus mulje. Loomulikult on siin veel supervaade, 3 külge, vanalinn, meri, et tõepoolest siin nagu mingisuguseid aknakatteid ka nagu kasutada üldse ei tahakski ja sellepärast siis on valitud siia nüüd natukene niisugust, ütleme niisugust pehmust andvat ja natuke glamuuri andvat sellised aknaorvadesse paigutatud need roostevabad torud, millel on Swarovski kristallid küljes, mis siis õhtusel ajal nende tuledega hästi uhkelt mängivad. Ja kangas on natukene ainult selline, mis annab seda pehmust võib-olla, natuke niuke asuursust, sest ta on metallik kangas, millel on 75% metalli ja mis siis jääb niimoodi krimpsutades, kortsutades just selliseks, nagu ta on. Ja kuna siin teisel pool ääres on siiski elumaja, siis samasugune metallikut kangast on ka seal kasutatud, ainult selle vahega, et see ei paista läbi, et see annab õhtusel ajal sellise privaatse tunde. Trepp on ka siin, kuhu see viib? Kui siit trepist nüüd üles minna, siis see viib ühte hästi mõnusasse ruumi ja seal on magamisruum. Sealt avaneb ka vaade? Suurepärane, nii linnale kui alla tuppa. Oled sa huvi tundnud ka peremehe käest küsinud, et kas nii hea vaatega korteris üldse magada saab? Ta ütleb, et suurepäraselt, et aura pidi väga hea olema. Ilmselt selle vaatega võib ära harjuda ka, aga samas lisab see ikkagi väga palju elu sellele korterile juurde. Loomulikult ja magama jäädes niimoodi taeva tähti vaadates on ju suurepärane. Kui me siia vannitoa poole peale pilgu heidame, siis siin ilmselt ka vajab iga detail kohe lahti rääkimist, et nii hoolsalt on kõik läbi mõeldud. Mis kapikene see esimene siin on kohe paremat kätt? Esimene paremat kätt on pesukorv ja pesuvahendid. Ja sealt edasi, kuidas see asi hargnema hakkab? Sealt edasi see nii-öelda tulp, mida te näete. Nüüd köögi poolt on see köögitehnika ja vannitoa poolt on siis kõik vajalik kapp, mis vannitoas vaja läheb. Sinna vahele mahub kraanikauss ja edasi läheb jälle sein nagu sauna poole pealt jälle nagu lühemaks. Ja nii väikses korteris võiks arvata, et siin nagu piirduks ainult duširuumiga, aga täiesti ootamatult on siin olemas ka saun, on olemas dušš,
kõik pesumasinad, kõik, mis selleks vajalik. Nii et tegelikult tundub, et see asi on nagu palju väiksem, aga kõik asjad on olemas. Kogu vannitoa plaadipind, tegemist on mis materjaliga? Naturaalne kivi. Kuidas naturaalne kivi üldse sellises vannitoas hooldatav ja vastupeetav on? Oled kursis ka? No suurepärane. Et siin nagu probleeme ei ole, et imeb mustus sisse, nagu mõned vahest räägivad? Ei. See vaade siit kodust, mis avaneb siis praktiliselt 3 külge üle vanalinna katuste, see tundub iga kellaaega, päeval üks, öösel teine. No tõepoolest õige niisuguse vaatega korteris poleks vist õieti televiisorit vajagi, siin lihtsalt ainult istu ja naudi. Iga kell, kui aeg muutub pimedamaks või valgemaks, on ka see väljavaade hoopis teine.